Tere tulemast kuulama järgmist Alma Career Talks episoodi. Tänane episood keskendub sisuturundusele ja sisuturundusele just eelkõige värbamise aspektis ja tööandja brändingu aspektis, et kuidas siis ikkagi toota sellist sisu, mis läheb tööotsijatele korda ja kuidas seeläbi rohkem endale kandidaate tuua. Ja ilma pikema jututa hüppame korra siis tööturu seisu juurde, nagu ikka. Olen teinud siis väikse baromeetri, et kui sa vaatad täna tööturu seisu, siis baromeeter näitab seda, et me oleme hetkel tööandja keskses tööturus, mis tähendab seda, et kandidaate on pigem lihtne leida, et kui küsida tööandjatelt, et kas sa nõustud või ei nõustu selle väitega, et töötajate leidmine on hetkel lihtsam, siis enamus tööandjad pigem ütlevad, et nõustuvad täielikult. See nüüd ei tähenda küll seda, et töötajate leidmine on igal siis astmel kerge. Et endiselt on tippspetsialist, oskustööliseid pigem raske leida, mis tähendab seda, et hoolimata baromeetri seisust sa peaksid mõtlema selle peale, et sisuturundus on oluline osa sinu tööandja brändingust ja sellest, kuidas siis häid kandidaate skoorida. Ja et paremini mõista seda kandidaati või seda tööotsijat, siis oleme loonud sellise nagu töötaja elutsükli soojuskaardi. See soojuskaart näitab siis, punane ala näitab seda, et kui kallis ja ajakulukas on näiteks see nii-öelda selle elutsükli jooksul siis see mingi kindel konkreetne tegevus selle töötajaga. Ja mida rohelisemaks seda siis nagu rohkem see tegevus toetab ettevõtte arengut. Ehk siis kui ettevõtte arengut toetab, siis pigem nagu ei saa öelda, et ta on odav, aga ta on nagu toetav aspekt või siis olukord selles töötaja elutsüklis. Nüüd, kui vaadata sisuturundust laiemalt, siis mida sisuturundus teeb? Sisuturundus aitab siis ühe kõige kallima aspektiga elutsükli jooksul ja see on töökoha kaalumine ja tegelikult ka kandideerimise otsus. Ehk siis, et need on väga kallid, kaks sellist kallist nii-öelda siis sektorit, mis ühel töötajal elutsüklis on ja mille siis, ma ei tea, siis odavamaks muutmiseks või siis mille nagu valu leevendamiseks oleks vaja toota sisu ja tegeleda tööandja brändinguga. Ja muidugi seal tegelikult, kui sa mõtlema hakkad, siis ilmselgelt oleks vaja nagu mõelda iga selle elutsükli sektori peale, aga lihtsalt kui vaadata sisuturundust nagu üleüldiselt, siis sisuturunduses kõige rohkem see roll on just selle töökoha kaalumise ja kandideerimise otsuse tegemisel. Hiljem muidugi tööandja bränding mängib rolli ka teistes sektorites väga tugevalt. Ja kui üldse vaadata, et mis sisu tootma hakata, tuleks tegelikult alguses mõista seda, et milline on ühe töötaja motivatsioonipüramiid. Ja siis siin jällegi roheline siis näitab kõrget motivatsiooni ja punane värv siis madalat motivatsiooni. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kui sa vaatad seda püramiidi kõige ülemist otsa, kus on väga kõrge motivatsioon kandideerida, siis seal ei ole väga oluline see, et mis sisu sa toodad ja kui palju sa toodad ja mis kvaliteediga. Sellepärast, et see inimene, ta peab kandideerima. Tema motivatsioon on väga kiiresti tööd leida, ta tahab kohe seda tööd leida, seal võib olla mingi majanduslik vajadus, eluaseme muutuse vajadus, mis iganes, ma ei tea, kaotas töö ja ta tuleb tööportaali ja ta kandideerib võimalikult paljudele töökohtadele, mis talle sobida võiksid. Ja võib-olla isegi kandideerib tegelikult liiga paljudele, sest et ta on nii-öelda siis situatsioonis, kus ta peab kandideerima. Ja see on nii-öelda siis see jäämäepealne või püramiidi esimene ots, kus sisuturundus pigem mõjutab vähe. Nüüd, kui minna püramiidi teise astme peale, siis seal on selline asi, et inimene tahab kandideerida. Ja tahtmine on juba oluliselt madalama motivatsiooniga. Aga endiselt see on pigem nagu siis, kuidas ma ütlen, siis töötaja valik, et ta tahab kandideerida, mitte siis see, et ta ei ole sundolukorras. Ja seal tekib siis sisuturundusel väga tugev roll ja ka tööandja brändingul, sellepärast, et kirge rolli, mingisuguse konkreetse rolli vastu või mingit tõmmet ettevõtte poole tekitada ilma sisuturunduseta ainult tööandja bränding või siis mingi töökuulutusega või mingisuguse sellise lihtsama kohalise värbamistegevusega on väga raske.
ja miks on raske, on see, et inimesed täna ikkagi tahavad tööandjat enne kandideerimist süvitsi tundma õppida. Nad lähevad guugeldavad tööandja kohta igasuguseid asju, nad lähevad vaatavad tööandja sotsiaalmeedia profiile, vaatavad, mida kolmandad osapooled räägivad sellest tööandjast. Ja see on nüüd see koht, kus sisuturundus kerkib esile ja sisuturundus, kui hästi tehtud sisuturundus, mitte liiga müügilikult tehtud sisuturundus motiveerib inimest, et ta tahaks just teile kandideerida, mitte teie konkurendi juurde. Ja siis kolmas selline püramiidi siis aste on see, et inimene saab kandideerida. Ja ka siin on nagu sotsiaalmeedia või sellel sisuturundusel, üldse sotsiaalmeedia turundusel ka väga suur roll, sellepärast, et need on need inimesed, kes on passiivsed. Nad tegelikult ei võib-olla vaata iga päev tööpakkumisi, nad ei mõtle aktiivselt uue töö leidmise peale, aga mingi sisuturunduse aspekt või mingi tükk, killuke infot kuskil, selline saepuruterake, ma ei tea, sotsiaalmeedias, tavameedias, klassikalises meedias, raadios, YouTube'is, paberil, ükskõik kus, välimeedia pindadel, see killuke tükki võib tekitada selle soovi, et ta tahab kandideerida. Ja selle mõtte tema peas, et ta saab sellega hakkama ja ta päriselt nagu tahaks sinna minna. Ja see on nüüd see koht, kus inimene siis mõtleb, et jah, ma saan sinna kandideerida, ma näen sobivust, ma näen, et ma tõesti oleksin sellest huvitatud, võib-olla sa sihid, ma ei tea, sihtotsinguga inimest või inimesel tekib mingisugune hirm rollist ilma jääda, sest et ma ei tea, ta mõtleb, et on aeg muutusteks, et sisuliselt ta ei pea kandideerima, ta aktiivselt ei taha kandideerida, aga tal on see võimalus ja see sisuturundus motiveerib sellest võimalusest siis kinni haarama. Ja kui minna veel sügavamale, siis tegelikult tuleks vaadata ka füüsilisi ja psühholoogilisi vajadusi, kui sa sisu toodad. Kandideerimis on oluline aspekt kahtlemata baaspakkumisel. Ehk siis, et nüüd see püramiid on natuke teistpidi. Ehk siis, et kõik motivatsioonikihid on väga olulised. Baaspakkumine on siis see, et mis palka sa pakud, mis palka tulevikus on võimalik teenida ja nii edasi. Ehk siis hügieen, ilma milleta inimene ei saa elada. Nüüd sisu tootmisele tuleb siia sellele baaspakkumisele lisaks veel 3 erinevat siis aspekti. Lisahüved. Lisahüvede juures sa peaksid sisuturunduses mõtlema hästi konkreetselt, mis mingit sihtgruppi kõnetab. Kuidas sa pakud töö ja eraelu tasakaalu, tervise- ja sporditoetust, kaugtöövõimalust ja nii edasi. Ja siinkohal sa peaksid hästi täpselt teadma, mida sinu potentsiaalne siis sihtgrupp võib tahta. Ja sellest me räägime hiljem ka persoonade nii-öelda siis persoonade sektsioonis. Et meil on laias laastus 4 erinevat siis persoonat, meil on karjääripüüdja, meil on rahakoguja, meil on sotsiaalne hoolija ja siis meil on vabaduse nautleja. Ja need kõik inimesed tahavad tegelikult erinevaid lisahüvesid saada. Ja lisaks pead sa mõtlema ka selle peale, et milline on sinu organisatsiooni kultuur ja sa pead mõtlema, et kuidas seda oma sisuturunduses võimalikult hästi edasi anda, sellepärast, et inimesed tulevad ja lahkuvad juhtide pärast, oma kolleegide pärast, et see on alati nii-öelda top 3, kui me küsime selle kohta, et mis ajendab inimest uut tööd otsima või mis talle praeguse töö juures meeldib. Palk on alati number 1, aga sealt edasi tulevad head suhted kolleegidega ja hea juhtimispraktika. Ja lõpuks kindlasti tuleb mõelda selle püramiidi tipus ka selle peale, et milline on inimese isiklik areng ja kuidas sa seda sisuturunduses nagu edasi annad. Et sisuturundus peaks minema veel kaugemale kui see, et sa ütled lihtsalt, et sa pakud konkureerivad palka tööturul, mis on muidugi ilmselgelt täielik selline baasstamp väljend, et me pakume konkureerivat palka, aga et lisaks palganumbrist rääkimisele sa võiksid või peaksid rääkima ka sellest, et okei, kuidas see töö aitab minul kui inimesel edasi areneda. Ja lisaks siis tuleks mõelda selle nii-öelda siis, kui me praegu rääkisime füüsilistest ja psühholoogilistest vajadustest, siis me peaksime mõtlema ka psühholoogiliselt selle peale, et millised on inimese üldse baasvajadused.
Number 1 on siis omamise vajadus, kus on siis palk ja hüvitised erinevad sees. Meil on karjääri edendamise ehk siis isikliku arenguga seotud vajadused ja tunnustamine ja preemiad. See on selline nagu omamise vajadus, et sa saad omistada endale mingisuguseid tiitleid, sa saad omada rohkem asju, rohkem palka teenida ja seeläbi võib-olla oma karjääri edendada. Sa saad öelda, et sa oled juhtival kohal või sa oled ettevõtja või sa oled nagu, et see omamise vajadus, sellest ei saa mööda vaadata ja see on see, mida sa võiksid proovida siis sisuturundusega edasi anda. Ja ideaalis sa tahaksid ju, et inimene tunneb, et see ettevõte, kus ta töötab, et see on nagu tema ettevõte. Sest siis, et inimesed nagu panustavad just kõige rohkem, kui nad tõesti päriselt tunnevad. Ega muidu ei räägita, et kui sa oled ettevõtja, siis sa põhimõtteliselt töötad 24/7, eks ole. Siis on kuuluvuse vajadus, millele sa pead kindlasti mõtlema. Kuuluvuse vajadus on siis põhimõtteliselt seotud pigem organisatsiooni kultuuriga ja sellega, et milline on ettevõtte üldine kultuur, kui tugev on tema meeskond ja kui toetav on juhtkond. Ja kuuluvuse vajadus tuleb jällegi kaasa meil siis nii-öelda bioloogiliselt. Inimesed on ikkagi karjaloomad, emotsionaalsed olevused, kes tahavad tunda ennast päriselt osa millestki nagu suuremast või mingist suuremast karjast. Ehk siis, et kui sa sisu toodad, sa peaksid mõtlema selle karja efekti tekitamise peale ja siinkohal tulevad mängu see, kui sa näitad oma töötajaid ja näitad oma kollektiivi. Et see, kui sa näiteks sisuturunduses kasutad kogu aeg neid samu nägusid ja neid inimesi, keda sa kogu aeg oled kasutanud, siis võib tekkida olukord, kus inimene vaatab, et see on nagu pildipanga pilt või et see on nagu pildipanga inimene, et miks see inimene seal kogu aeg on. Et väga raske on saada võib-olla majas seest inimesi kogu aeg avalikult rääkima ja pildis olema, aga see on tegelikult vajalik aspekt. Siis on arenguvajadus, inimene tahab alati kuskil areneda. Inimene ei taha paigal seista, isegi kui meile meeldib, meid motiveerib või meid nii-öelda siis turvatunne on see, mida me tahame tunda, siis hoolimata turvatunde soovist me tahaksime areneda kuskile ja arenguvajadust sa saad pakkuda ainult siis, kui sa läbi sisuturunduse suudad selgitada või näidata, millised on sinu koolituse ja arenguprogrammid, väljakutsuvad projektid näiteks on ja, et karjääripüüdjad võivad mingid väljakutsuvad projektid, suured uued alustatavad projektid väga hästi motiveerida, et ta kandideeriks sulle tööle ja nii edasi. Siis turvalisuse vajadus, nagu ma mainisin, et kui turvaline on see töökoht, et ikkagi kui nüüd mingisugused majanduslikud muutused on või mingisugused sellised ma ei tea, negatiivsed uudised kuskil meedias, siis sa pead oma sisuturundusega suutma neid negatiivseid uudiseid maandada, sest et vastasel juhul inimene guugeldab su ettevõtte näiteks nime, tööle kandideerimisele ta avastab mingi 2-3 negatiivset seda artiklit ja kui sa ei ole neid nii-öelda siis ohte või hirme maandanud oma sisuturundusega, sa võid olla üsna kindel, et sa jääd sellest kandidaadist ilma. Samamoodi ka see, et kuidas sa hoolitsed inimese tervise, nii füüsilise kui vaimse tervise eest ja nii edasi. Kogemise vajadus. Inimene tahab teha huvitavat tööd. Inimene, eriti tänapäeval, kus võib-olla töö ja eraelu tasakaal on väga suur teema, siis inimesed tihti jätavad tööle kandideerimata, kui nad ei näe ennast seal nagu tööl võib-olla siis õnnelikuna. Ja see on see koht, kus sa pead väga palju vaeva nägema, et siis presenteerida seda töökohta. Jah, muidugi igal tööl on omad plussid ja miinused, eks ole, aga sa peaksid proovima sisuturunduses eelkõige mõtlema selle peale, et kuidas tuua välja need eduelamused, et see inimene nagu presenteerida neid kogemise võimalusi, mida on siis võimalik sinuga koos kogeda. Ja nüüd, kui vaadata veel siit edasi, siis meil laias laastus turul on passiivsed kandidaadid ja aktiivsed kandidaadid. Et seal on nagu veel halli ala kindlasti vahepeal, aga laias laastus sa võid ikkagi kandidaadi staatuse jagada 2, passiivsed ja aktiivsed. Ja iga siis nii-öelda selle staatusega läheb kokku erinev tegevus, sest et erinev tegevus sisuturunduse tegemisel on see, mis motiveerib siis kas seda aktiivset või passiivset kandidaati oma soovi avaldust saatma.
ehk siis kandideerima. Võtame näiteks konkreetselt töökuulutused ja tekst, et millise töökuulutuse sa lood näiteks tööportaali. Kui sa sihid aktiivset tööotsijat, sa pead mõtlema üksikasjade ja selguse peale, sa pead veenduma, et töökuulutused oleksid üksikasjalikult nagu välja selgitaksid seda, et mis on peamised kohustused ja mingisugused ootused, kasutad mingit sellist köitvat ja atraktiivset keelt, et kiiresti tähelepanu võita. Aga kui sa vaatad näiteks passiivset tegevust, siis passiivse nagu kandidaadi puhul sa peaksid võib-olla pigem proovima tekitada huvi selle kultuuri ja töö vastu, ehk siis sa peaksid natukene seda sisu või seda töökuulutust looma bännerlikumalt. Et kui aktiivse tööotsija puhul sa tood hästi palju fakte, sest et tema aktiivselt otsib tööd ja ta võrdleb erinevaid tööpakkumisi, siis passiivse puhul võib olla näiteks see, et passiivne sattus sinu töökuulutusele läbi juhuse. Ja nüüd sinu ülesanne on siis läbi juhuse veel omakorda motiveerida enne seda, kui sa hakkad detailidest rääkima, siis seda nagu otsust tegema, ehk siis motiveerida, öelda talt jah, sa oled õiges kohas ja nii edasi. Ja nüüd see raske koht siin ongi see, et tavaliselt ettevõtted loovad ühe töökuulutuse ja ühes töökuulutuses peab kõikidele nendele aspektidele mõtlema. Ehk siis nagu see töökuulutus võiks olla tasakaalus, heas tasakaalus selle detailsuse astme osas ja siis selle atraktiivsuse osas. Et tihti ma näen selliseid vigu, kus tehakse võib-olla hästi atraktiivne töökuulutus, aga jätakse nagu detailid rääkimata ja see võib aktiivseid tööotsijaid kas siis eemale peletada või siis sulle endale lihtsalt lisatööd juurde tekitada, kus sa vastad täiendavatele küsimustele ja sa nagu peletad, hirmutad neid kandidaate eemale. Aga lähme edasi. Näiteks märksõnad ja SEO-le optimeerimine või üldse nagu tänapäeval on moodne öelda, siis tegelikult all search engine optimization ehk siis kõikide otsingumootorite peale optimeerimine. Et kui sa aktiivseid kandidaate sihid, siis või aktiivsete peale mõtled, siis sul on hästi valdkonna spetsiifilised märksõnad, näiteks, et turunduses on mingid konkreetsed sellised väljendid, tööriistad, mis märksõnu sa saad sinna sisestada ja ametinimetuste puhul nagu hästi ära-tuntavad ametinimetused, sa ei hakka seal haldjaid otsima või mingisuguseid imeinimesi, vaid sa ikkagi nagu, haldjad on selline hea näide, aga et sa proovid hästi nagu konkreetse ametinimetuse panna. Nüüd, kui sa pigem üritad passiivset kandidaati kõnetada, sa tead, et sinu sihtgrupp on näiteks passiivne, siis sa üritad kasutada laiemaid selliseid otsingumärksõnasid. Et kui me räägime näiteks, et laiemast märksõnast, siis näiteks, et avalik palk on näiteks selline kitsas märksõna, aga pikem laiendatud on näiteks, et kuidas turundus või müügi valdkonnas rohkem teenida või lisaraha teenida. Et see on siis selline laiendatud otsing või näiteks võib-olla hea näide veel, et kui sa muidu kirjeldad tööpakkumises, et transport tööle ja tagasi, siis võib-olla sa peaksid selle nagu passiivse püüdmiseks nagu seda lahti kirjeldama, et näiteks, et kas on tasuta transport või on tasuline transport, kas ettevõtte poolt ja nii edasi. Et sa pead nagu minema laiemaks oma terminiga kui lihtsalt sellesse nagu faktipõhisesse detailsesse terminisse sisse. Ja siis muidugi need trendikad märksõnad ka, et kui sa otsid passiivset inimest, siis selline trendisõna võib-olla toob tähelepanu, et lihtsalt sellepärast, et kui nagu aktiivne tööotsija on hästi praktiline, siis passiivne tööotsija, sa võid tema kliki saada tänu sellele kätte kuskilt sotsiaalmeediast oma töökuulutusele, lihtsalt seetõttu, et sa kasutad mingit väga sellist kaasaegset lähenemist. Samamoodi kandidaadi kaasamine on oluline. Aktiivse puhul on siis see, et kohesed vastused, kiired vastused ja otsene suhtlus kandidaadiga võimalikult kiiresti. Passiivse puhul sa tahad tekitada hästi palju selliseid kokkupuutepunkte, sest et see passiivne tööotsija, ta võtab ilmselt esimene kord, kui ta sinu tööpakkumist näeb, ta ei võta sellest kohe kinni sellest konksust, sa pead nagu laiendama enda sellist nähtavust
erinevates kohtades, näiteks mingisugused sõnumid, et kui aktiivse puhul võib-olla ühest sõnumist piisab, siis passiivse kandidaadi puhul sa tahaksid äkki 3-5 mingit erinevat sõnumit levitada mingi teatud perioodi jooksul, et siis seda inimest motiveerida kuulutusele kandideerima. Ja kui sa vaatad nagu laiemalt seda, kus nagu töökuulutusi levitada ka veel lisaks, ehk siis see viimane sihitud töökuulutuste reklaamid, siis tööportaalis aktiivse püüdmine on väga lihtne. Sa kasutad tööportaali siseseid sisuturundusvõimalusi, mis tihtipeale ei lähe tööportaalist kaugemale ja see aktiivne tööotsija, kuna ta iga päev käib niikuinii tööportaalis, siis sa saad tema tähelepanu sealt kätte, näiteks mingisuguste nende automaatsete uuendamistega, näiteks et töökuulutus tuuakse natukene otsingus ettepoole või mingisugused premium pinnad kuskil siin ja seal, et see aktiivne inimene ilmselt näeb seda. See vastu jälle passiivse puhul sa pead mõtlema sisu tootmise selle peale, et kuidas see sisu nüüd sellest tööportaalist kaugemale viia, näiteks tööportaali blogisse, sotsiaalmeediasse, võib-olla ka uudiskirja ja seeläbi siis kõnetama neid inimesi, kes võib-olla aktiivset tööportaali ei külasta, aga oleksid avatud uutele pakkumistele või uutele väljakutsetele. Ja millele sa veel võiksid mõelda on see, et kuhu sa tahad, et paigutuks sinu see inimene, keda sa otsid. See on selline nagu siis skeem, kus ta ei ole nagu 2-mõõtmeline, vaid ta on 3-mõõtmeline skeem. Et sul on, tiim koosneb erinevatest inimestest. Sul on uustulijad, kes siis põhimõtteliselt on alustavad töötajad, järelsörkijad, parim sobivus, potentsiaalikas ja siis on superstaarid. Ja kui sa vaatad seda skeemi, siis sul on igal töötajal on mingi teatud potentsiaal ja teatud sooritusvõime ja teadmised selle rolli täitmiseks. Uustulijate puhul on tavaliselt potentsiaal on ülikõrge, sooritusvõime ja teadmised pigem madalad. Järelsörkija täpselt samamoodi, aga järelsörkija puhul uustulijast teda eristab nagu uustulijast see, et tema potentsiaal on madal, sest suure tõenäosusega ta on juba pikemat aega tööl olnud ja sa ei näe väga suurt potentsiaali, et ta seal rollis nagu väga palju asju paremini teeks, hoolimata sellest, et sina näiteks parimaid praktikaid rakendad, et teda edasi aidata. Need on erinevad inimtüübid, võib-olla kes ei tahagi olla väga palju hands-on või nad ei tahagi areneda või nad teevad tööd lihtsalt raha pärast ja nii edasi. Ja siis sul on potentsiaalikas töötaja, kelle potentsiaal on kõrge ja sooritusvõime ja teadmised on ka kõrged, aga see potentsiaalikas töötaja on väga kallis töötaja ja neid tiimis ei ole alati väga palju, sest et sa ei jaksa maksta alati ainult potentsiaalikate töötajate eest. Ja nüüd, et tasakaalu hoida oma siis eelarve ja ettevõtte kasvu ootuste osas, siis sa tegelikult ideaalis tahaksid parima sobivusega töötajaid kõige rohkem endale tiimi saada ja parima sobivusega töötajad on selles suhtes head, et nad on eelarve mõttes sõbralikumad, nad võib-olla sa tead täpselt, et palju nad tahavad raha teenida, nad ei käi sul kogu aeg palka juurde küsimas, aga samas nende sooritusvõime ja teadmised on väga head. Ja nüüd, kui vaadata seda nagu skeemi, siis tegelikult need inimesed erinevates eluetappides võivad liikuda selle skeemi peal. Aga jah, et ideaalis, et oma tiimis tasakaalu hoida, sa peaksid leidma või siis seda sisu tootmisel mõtlema selle peale siis, et kas kõik aspektid on nagu kaetud, ja et iga sellise inimtüübi kõnetamiseks sa pead rakendama erinevaid sisu tootmise siis praktikaid. Ja nüüd 3-mõõtmelises skeemis tuleb juurde ka siis üks joon, mis on siis asendamatuse skeem või see joonekene, kus on siis täielikud superstaarid ja täielikud superstaarid on siis sellised, kus sa tahaksid, et sul oleks 1, 2, 3 võib-olla maksimaalselt tiimis. No ütleme, see protsentuaalselt on nagu väga väike protsent, ütleme kuni 5% näiteks on sul superstaarid, sest et nad on kallid, nad ei ole kõige töökamad, et sul superstaar või see staar teeb töö mõttes, töömahu mõttes oluliselt vähem kui parima sobivusega inimene, aga sul on seda inimest ikkagi vaja, et mingites etappides ettevõtet edasi viia või mingites etappides mingisuguseid selliseid viise leida, kuidas asju teha paremini ja sa ei saa ilma selle inimeseta või siis kui sa saad, siis sul on ilmselt vaja kuidagi oma
süsteemi ümber teha ja nii edasi. See on erinevaid nagu teooriaid, aga selline see skeem on. Ja siis, kui sa kõige nüüd selle eelneva peale oled mõelnud, siis sul ongi võimalik panna kokku ametiprofiil ja siis selle ametiprofiili alusel sa saaksid hakata päriselt nagu sisu tootma. Ehk siis nagu sa aru saad, siis kõik eelnev, mis ma rääkisin, oli planeerimise faas, mitte siis konkreetselt sisu tootmise faas. Ja seal on päris palju asju, mille peale mõelda, enne kui üldse midagi tegema hakata. Ja ametiprofiili puhul on asi lihtne, et sa pead nagu põhimõtteliselt mõtlema iga aspekti peale ja võib-olla minema veel kaugemalegi ja mõtlema ka juhtimiskultuuri peale, et kuidas juhtimiskultuur seda kõike toetab, millist juhti see inimene otsib endale. AI puhul näiteks AI baromeetrit vaatama, kas see inimene peaks tehniliselt väga pädev olema, kas me tahame, et ta kasutaks kandideerimisprotsessis näiteks AI-d või me pigem vaatame, et kui ta AI-d kasutab, siis ta on täiesti välistatud inimene sellest konkursist või konkursilt ja nii edasi. Nii et planeerid, lood endale ametiprofiili ja siis asud sisu tootma. Ja kuidas siis ikkagi nagu oma sisu tootmisel suurendada siis nähtavust oma sisu jaoks? Ja seda sa saad teha 3 erineval viisil või seda nii-öelda sa võid teha ka veel väiksemateks tükkideks selle hakkida, aga mina soovitaksin lähtuda siis sellisest, et sa esialgu püüad mõelda, et sinu sisuga sa saaksid kõik aktiivsed tööotsijad kätte, sest aktiivsed tööotsijad on kõige madalamal rippuvad õunad, kõige odavamad õunad ja need võivad olla vabalt ka kõige paremad õunad, sa ei tea kunagi, et aktiivne tööotsija ei tähenda tihti, et need on mingisugused inimesed, kes mujal ei sobi. Aktiivne tööotsija võib olla ka ükskõik mis põhjusest tingituna tööturul avatud. Ja sellepärast võikski kasutada näiteks tööportaalide tööpakkumiste võimekust, tööportaalide CV-sid, CV andmebaasi näiteks, mingisuguseid teavitusi saata emailide kaudu, teha nagu koostööd mingisuguste kas tööportaalidega või mingisuguste portaalide platvormidega, mis omab juba aktiivseid tööotsijaid oma siis kasutajaskonnas. Siis teise etapina sa peaksid viima oma kuulutuse või siis selle sisu passiivsete inimesteni, kes võib-olla iga päev töökuulutusi ei sirvi, ei käi tööportaalide platvormidel. Ja seda sa saad teha läbi siis levinud sotsiaalmeedia platvormide, otsingumootori reklaamide optimeerimise ja nii edasi. Mis iganes asju siia saad nagu lisada, et seda teha, aga need on sellised tavapärased asjad, et sa saad näiteks võttagi hakata metareklaame looma, et siis levitada oma kuulutust kaugemale või oma sisu kaugemale. Ja sa ei pea sinna minema nagu väga süvitsi, et sa võidki võtta töökuulutuse reklaami Facebookis, levitada tööportaalid, näiteks cv.ee pakub samasugust võimalust, sa lihtsalt võtad 1-2 klikiga, on võimalik viia su enda töökuulutus Google'isse ja Meta levikanalitesse, sa lihtsalt maksad tööportaalile selle levitamise eest, võid ka teha ise. Ja siis nüüd 3. etapp, mis on siis see kõige suurem leviulatus on see, kus sa mõtled natuke kaugemale kui töökuulutus, sa mõtled videosisu peale näiteks, kirjaliku sisu peale ja mingisuguse näiteks sellise nii-öelda PR-i ehk siis kommunikatsiooni ja ajakirjanduslike suhete peale. Kas või kohtumised kogukonnaga lähevad sinna alla või mingised esinemised koolides, ükskõik kus. Et see on nüüd see, mis siis on see ekstra mail, kui ettevõtted on valmis minema nagu selle sammukese veel ja mõtlema selle sisu tootmise peal selle nagu 3. aspekti peale, siis tavaliselt neid tööandjaid saadab suurem edu ja nad edestavad oma konkurente, sest et sisu on see, mis päriselt inimesi motiveerib ja sisu paneb inimesed sind siis usaldavad, tänu sellele sisule inimesed usaldavad sind rohkem ja sul tekib selline rohkem kõlapinda, et sa puistad oma saepurukese nii laiali, et see on võimatu, et mingi inimene vaataks sinu ettevõttest mööda või vähemalt kui ta esialgu kandideerimise peale ei mõtle, siis kunagi aktiivses sellises staadiumis tööportaalis tal tuleb meelde, et ahah, selle ettevõtte kohta olen ma midagi kuskilt lugenud ja see tekitab usaldust. Ja kui vaadata üldse nagu tööportaale laiemalt, eks ole, siis lihtsalt siin üks skeem veel siia.
et on olemas selline vertikaalne nähtavus, horisontaalne nähtavus, et horisontaalne nähtavus siis tähendab seda, et sa laiendad oma siis sisu või tööpakkumise nähtavust, ulatust tööportaalis sees. Ja see on selline klassikaline võib-olla siis marketplace'i mudel, kus sul on võimalik erinevate makstud pindadega siis olla aktiivsete seas rohkem tähelepanu keskpunktis. Ja siis on vertikaalne võimalus, kus sa lähed sellest nii-öelda tööportaali siis kesksest kaugemale ja oluliselt kaugemale tänu lisakanalite kaasamise. Ja mulle meeldib alati öelda, et kui ma inimestega või nagu värbajatega või personali-inimestega kohtun, et tööportaal ise on tegelikult ainult nagu siis selle tööportaali mäe pealne osa. Et kui sa vaatad nagu tervikuna tööportaali, siis tööportaali üks osa on see tööpakkumiste sisestamine, kandidaatide selekteerimine ja tööpakkumiste vaatamine. Aga kui sa vaatad sealt edasi, siis tööportaalide siis selline eesmärk on ju tuua oma klientidele parimaid tulemusi. Ja tegelikult enamus tööportaalide reklaamirahast läheb ju klientide enda siis upitamiseks ja klientidele tähelepanu toomiseks. Ja see on see, mida sa siin ekraanil näed, et tööportaalid investeerivad ise väga sotsiaalmeedia reklaamidesse, digitaalsetesse reklaamidesse ja nad lähevad ka sisuturundusega kaugemale. Et väga tihti ei mõelda selle peale, et tööportaal on ju kolmas osapool, kes sisuliselt annab kandidaadile või sellele tööotsijale kinnituse, et jah, see tööandja on nii-öelda siis tööandja, kelle juures töötamist tasuks ja võiks kaaluda. Et hea näide on näiteks siin see, et kui ettevõte ise podcasti peab või näiteks selliseid webinare teeb, sisu toodab või paneb mingisuguse artikli Delfisse, Postimehe kanalitesse, siis sealt on puudu see nii-öelda kolmanda osapoole soovitus. See on nagu see sõbra soovitus, et su sõber ütleb, et ahoi, kuule, seal on päriselt hea töötada. Olgugi, et see inimene ju sisimas teab, et see on makstud reklaam või ta teab, et see on ju koostööprojekt, siis ikkagi alateaduses on see, et Eesti suurim tööportaal on tunnustanud või kiitnud seda tööandjat, et suure tõenäosusega ta ei tee ju koostööd ettevõtetega, kes võib-olla siis ei paku seda, mida sa otsid. Ja siin tulebki tegelikult selline nagu minu lemmik väljend mängu, et sisu tootmisel sa pead mõtlema niipidi, et see saepuru efekti tekitama. Saepuru efekt on siis põhimõtteliselt mahupõhine loogika, kus sa üritad toota nii palju sisu, et sellest sisust on võimatu mööda vaadata. Et kui sa oled kunagi mootorsaega või tavalise saega midagi saaginud, siis sa tead, et suure tõenäosusega sul on sokid selle saepuruga koos, sul on saepuru silmas ja võib-olla veel kuskil taskutes ka. Või siis liivatera efekt, et kui sa ühe korra rannas ära käid, siis näiteks siis tuua konteksti tööotsimisega, et kui sa ühe korra tööportaalis ära käid, siis pärast seda tööportaalis käimist sa hakkad nägema neid sisukillukesi igal pool ja see mõjutab siis seda inimest lõpuks kandideerima. Ja selle saepuru efekti peale võiks siis iga sisutootja mõelda, et kas ta toodab piisavalt saepuru, et see kõigile silma jääks või ta piirdub mingisuguse tegevusega, mis ei täida seda eesmärki, ei anna sellist efekti. Ja kui rääkida meie nagu sisust, lihtsalt toon meie näite, sa võid mõelda sellest kontekstist välja, kastist välja ka kaugemale, siis näiteks podcasti või täispika videosisu loomisel on sellised nagu erinevad nüansid, mille peale väga tihti ei mõelda. Et üks asi on see, et sa lood ühe suure täispika podcasti ja levitad seda. Teine asi on see, kui sa hakid selle podcasti 3 erinevaks või isegi 4 erinevaks osaks, et sul on otsingumootoritele mõeldud sisu, mis on selline keskmise pikkusega sisu või nagu võib-olla 5-15 minutit näiteks, selline videosisu amps või siis üldse sisu amps on ja siis see järgmine etapp on see, et sa tahad luua ka mingisuguseid väiksemaid ampse, näiteks TikToki, Instasse, YouTube'i ja LinkedIn'i. Ehk siis, et sisuliselt, mis sa teed, on see, et 1,5 tunnisest, võib-olla tunniajasest podcastist sa oled tootnud
oluliselt rohkem saepuru kui see, et sa lihtsalt lähed stuudiosse ja salvestad ühe podcast'i ja paned selle näiteks YouTube'i, Spotify'sse ja Apple Play'sse ülesse. Nii et sisuliselt, mis sa teha tahaksid, on see sisu tootmisel, et sa mõtleksid selle peale, et kuidas ma saaksin juba loodud sisust võimalikult palju sisu veel luua. Või et kuidas ma loon sisu niimoodi, et sellest oleks võimalik luua sisu ka teistesse kanalitesse ja teistesse formaatidesse. No hea näide on näiteks see, et kui sa pika karjäärilehe teed, kus sa kõiki oma mingisuguseid hüvesid välja tood või kõiki oma ettevõtte organisatsiooni kultuuri väärtuseid, siis tegelikult iga väärtuse kohta sa saaksid ju teha ka eraldi videosid, eraldi blogiartikleid, eraldi artikleid, võib-olla intervjuusid oma töötajatega, et sa saad mõelda kaugemale kui see karjäärileht ja minna sellest nii-öelda edasi sealt nagu detailidesse või süvitsi iga selle aspektiga. Jälle üks hea näide näiteks sotsiaalmeedia varjupäev. Meie näiteks sotsiaalmeedia varjupäevas näeme sellist väga head oma töötaja aspekti või see oma töötaja turunduse aspekti, kus siis kui läheb inimene ja päriselt näitab, kuidas tööd tehakse, siis see nagu, kes kandideerida soovib või see tööotsija, ta võib-olla ei olegi mõelnud, et see töö võiks tema jaoks olla või et see võib tegelikult päris huvitav olla. Pluss see inimene, see maandab tema jaoks mingisuguseid hirme, sest et alati kandideerimisega on nagu mingid hirmud. Et kas, ma ei tea, kas ma saan selle tööga hakkama, ma ei tea, mis mind seal ees ootab, aga selline nagu vaade või sissevaade sellesse töösse võib anda ju väga palju aimu. Meie puhul muidugi see aspekt, mis meil mängu tuleb, on jälle see kolmanda osapoole soovitus, et kui meie seda teeme tööandjate eest, siis me nagu ja oma kanalites seda jagame, siis meil on ju aktiivsed tööotsijad, kellele me näitame, et näed, hei, see tööandja otsib hetkel tööpakku või seda kandidaati ja tegelikult sinna võiks nagu kandideerida, et see on selline nagu hea soovitus, et kui tööandja võib-olla ise enda kanalites sellist videosid toodab, siis see nagu ikka enda saba on hea kergitada, eks ole, ja ta ei lisa sellist psühholoogilist aspekti sinna juurde, aga see ei tähenda seda, et ta peaks ainult tööportaalide ja värbamisettevõtete abi kasutama, et see, kui sa ise ka toodad, see oluliselt aitab sind oluliselt rohkem kui see, kui sa jätad üldse mingisugused asjad tootmata. Pluss nagu ma ütlesin, et tegelikult see põhiline hirm, mis seal taga on see, et kas ma saan selle tööga hakkama, mis mind päriselt ees ootab ja et ma ei tea, kas see on üldse huvitav ja kas ma näen seal ennast seda tööd tegemas. Ja kui vaadata nagu seda sisuturunduse nagu videosisu poolt näiteks eraldi, siis videosisu puhul on alati see oluline, et tuleks vaadata ja mõelda niipidi, et millised on kanali erinevad dünaamikad ja millist nagu sihtgruppi sa võid kõnetada mingisugustes kanalites. Ma toon siia näiteks lihtsalt ühe TikToki näite, et tihti küsitakse minu käest, et palju teil jälgijaid on TikTokis. Ja mina vastan alati selle peale, et jälgijaskond tänapäeval loeb väga vähe, kui sa räägid näiteks corporate turundusest või mingi ettevõtete poolt tehtavast turundusest, näiteks värbamise kontekstist. Sellepärast, et inimesed tavaliselt ei jälgi tööandjaid sotsiaalmeediakanalites, mida nad jälgivad, on see, et nad jälgivad head sisu. Ja oluline on pigem see, et see sisu oleks kvaliteetselt ja hästi tehtud ja jõuaks kaugele nii-öelda siis soovitatud sisu hulgas, mitte selles osas, et inimesed ei tule sinu nagu profiilile seda sisu tarbima, nad tarbivad seda siis nii-öelda seal selles AI poolt soovitatud nagu infovoos. Ja siis nii-öelda, kui sa mõtled selle aspekti peale, et millist sisu toota, kellele toota, siis sa peaks vaatama nagu statistikat ka, et oletame, et sa selle statistika alusel näed, et see sisu läheb naistele rohkem peale, aga sa otsid mehi, siis sa peaksid mõtlema, et okei, aga kuidas ma saan rohkem nagu mehi vaatama seda videot. Sa lähed kommentaariumisse, vaatad, mida kommenteeritakse, mida räägitakse, et äkki sa saad teha parandusi ja sa peaksid tegelikult tootma nagu veel sisu juurde ja mõtlema just enda selle sihtgrupi peale ja samamoodi ka vanuse mõttes, et võib-olla kui sa vanuseliselt vaatad, et see levib liiga vanade inimeste seas, siis sa saaksid nagu seda teha natuke nooruslikumaks ja kohendada vastavalt siis sellele sihtgrupile, kellele see nagu sisu päriselt mõeldud on. Ja oluline mitte ei ole see alati, kui palju seda videot ka vaadatakse, vaid mõtle ka selle peale, et palju seda videot näiteks laigitakse, kommenteeritakse ja edasi saadetakse, sest et see on see, mis
näitab nii-öelda siis seda suhestumist selle videoga ja näitab seda, kui palju see video päriselt inimestele korda läheb. Pluss annab sulle väga palju insight'i või sellist teadmist, mida järgmine kord paremini teha. Siin on jälle üks hea näide näiteks sellest, kuidas enamus selle video vaatamistest, mille ma panin meie cv.ee TikTok'i meie podcasti osas, tuli tegelikult for you page'ist ehk siis sellest voost, mis on siis nii-öelda siis näiteks TikTok'i põhiinfovoog, et inimesed lihtsalt rullivad oma ekraani ja see video jõuab nendeni. Ja siis muidugi tuleb vaadata, et kui nii-öelda palju seda videot vaadati, kas nad jõudsid üldse sinna maani, kus ma hakkasin rääkima oma ettevõttest või nad jõudsid ainult mingi teatud maani selles ettevõttes, mida nad kommenteerisid ja nii edasi ja sealt edasi siis liikuda ja seda sisu võib-olla edasi ka arendada natukene. Et ainult sellest ei ole kasu, kui sa nagu hästi palju kvantiteeti toodad, et sa pead mingis osas hakkama vaatama ka seda, et kuidas kvaliteeti tõsta. Kuigi jah, tõsi, kvantiteet võib olla isegi olulisem tihti kui kvaliteet, eriti just sotsiaalmeedia sisu tootmisest rääkides. Ja mida siis see sisu teeb, miks ma ütlen, et see kvantiteet võib-olla on tihtipeale isegi olulisem, on see, et see sisuturundus nagu ta aktiveerib sellised passiivsed kulgejad, kes ei ole sinust võib-olla varem kuulnud väga palju või kes ei ole nagu üldse mõelnud selle peale, et nad võiksid kas ametit vahetada või et see ettevõte võiks nende jaoks atraktiivne olla. Nad võib-olla ei ole kuulnudki sinu ettevõttest, aga see nagu paneb nad midagi tegema, kas siis kommenteerima, laikima, jagama või siis üldse kas või selline lihtne töökuulutust vaatama tulema, mis tähendab seda, et sa oled suutnud anda mingisuguse informatsiooni sellele inimesele edasi. Ja läbi selle sa tegelikult suurendad siis brändi tuntust ja tõstad sellist nagu üldist teadlikkust üldse, et selline ettevõte eksisteerib. Et siin piltide peal on küll suured ettevõtted näidetena, aga tihti tulekski mõelda selle peale, et need suured ettevõtted ilmselt on suureks kasvanud tänu sellele, nad teevad turundust ja hästi, et kindlasti tooted ja teenused on neil head ja ka see annab väga palju, aitab väga palju kaasa, aga hoolimata ettevõtte suurusest on võimalik alati leida endale siis sobivad kanalid sisu tootmiseks, mis aitaks siis paremini talente püüda, kandidaate juurde saada ja miks mitte lihtsalt üldist brändi tuntust tõsta, sellepärast et kõik see sisuturundus, mis sa toodad, ei aita ainult nagu kandideerimiste leidmisele kaasa, vaid laias laastus aitab kaasa ka ju sinu ettevõtte üldisele tuntusele ja seeläbi võib ju äriline kasv tulla ka näiteks müüginumbritest. Ja sisu puhul tuleb lihtsalt meeles pidada ühte asja. Sisu tootmine on ajakulukas, sisu tootmine tihti ei käi lihtsalt ainult ChatGPT abil, nagu tänapäeval tehakse copy-paste formaadis, vaid sisu peab olema läbimõeldud, seal peab olema taga mingisugune strateegia ja läbimõeldud lähenemine, et see päriselt nagu pädeks ja tooks sulle sinu soovitud tulemusi, sest ilma strateegiata sa suure tõenäosusega lahmid huupi, jah, sa tekitad mingisugust saepuru, mingisuguseid kontakte, aga kui sinu lõppeesmärk ikkagi on saada rohkem kandidaate, siis sul see peab olema see mõeldud niipidi läbi, et kuidas siis sisu kõik nagu ühe sellise tunneli tekitavad ja see tunneli lõpp-punkt on siis see kandideerimisotsus. Ja laias laastus mulle meeldib öelda, et selline hea sisuplaan on selline 4 nädalat, et 1 kuuga peaksid päris ägeda sisuplaani paika panema, saama paika pandud ja tegelikult ka levitatud ja võib-olla miks mitte ka endale sobivaid kandidaate leitud. Nii et head sisutootmist ja loodan, et sellest oli abi, et järgmine kord sisutootmist veelgi paremini teha või miks mitte täiesti nullist alustada.